Juuli keskel ilmus Facebooki intrigeeriva sisuga ürituse kutse. Reketi uue muusikavideo filmimine. Otsitakse taustanäitlejad, kes elaksid kaasa Eesti ühe populaarseima räppari ja meie naiste esireketi Anett Kontaveidi duellile Kadrioru tenniseväljakutel. Olete valmis kõndima? Mart valmis? Ja 3, 2, 1, kõndige. Tavalises tempos, lähme. Matšpalli võttemeeskond lihtsalt ei saanud selliselt sündmuselt puududa. Reketi muusikavideo valmib räppari juba varem valmis kirjutatud suveloo sõnadele, mis produktsioonifirma The Concepti loodud Jugeele mõeldes said veel viimase lihvi. Idee sünnist räägib lähemalt The Concepti loovjuht Tiit Loo. Tead, aga tegelikult see on väga lihtne, et kogu see kontseptsioon või idee sai alguse ühest väga lihtsast asjast. Et vaatasime Eesti muusika auhindu ja seal selline mees nagu Nublu, võib-olla mõni on kuulnud, viskas lahti sellise lause, et isegi Anett Kontaveit ei tee ilma reketita mitte midagi. Ja me vaatasime seda ja meil käis siuke väike klõps käis ära, et aga kui korraldaks mingi sellise standi, nagu me täpselt siin praegu teeme ja tegelikult nii vähe oligi siukse hea idee alguseks vaja ja tänaseks nüüd me oleme kogunenud siia, meil on Reket, meil on Anett Kontaveit, meil on Eesti tenniselegendid, kes osalevad siin videos, nii et jah, ütleme, et nii väiksest ja lihtsast asjast asi alguse saigi. Milline on Reketi ehk Tom Olaf Urbi varasem seos tennisemänguga, on seni jäänud meedias pikemalt lahkamata ning võimalust seda peaosalise enda käest küsida meil samuti ei avanenud. Mõlemad peategelased, sealhulgas ka Kontaveit, eelistasid enne video ilmumist hoida ülevalt salapära. Peaaegu kindel võib olla aga selles, et puureketid polnud Reket küll varem käes hoidnud. Muusiku kiituseks peab tõdema, et Reket kandis Reketi välja küll. Võtteplatsil võis näha ka endisi Eesti tippmängijaid ja praegusi treenereid Piret Ilvest ja Andrei Luškinni ning Eesti üht tuntuimat kohtunikku Arvo Karl Brahmanist, kes oli pukis ka ühel teisel legendaarsel tennisematšil 2 aastat tagasi Saku Suurhallis. Mis roll kellelgi videos on ja mis seal üldse sünnib, kuuleme kohe peakorraldaja käest. Selles videos ma ei tahaks liiga palju sulle ette ära anda, mis nagu lõpuni võib-olla juhtub. Aga tegelikult meie videolugu hakkab rulluma sellest, kui meil on selline, ütleme, tenniselegendid, Hallit Kardinalid on siin vanas Kadrioru tennisekeskuses ja meil toimub selline, ütleme, vanakeste uute tulijate konverents, kus räägitakse, kuidas ikka õigesti asju peaks tegema. Ütleme, siuke mõttekoda. Sinna oleme me platseerinud sisse ka Reketi, kes siis teema jätkuks juhatab selle asja selleni, et tegelikult tema on nii kõva vend, et ta võiks ka Anett Kontaveidile pähe teha. Nüüd sellest hakkab see pall rulluma, pärast mida tegelikult need inimesed, see sõna läheb liikvele, see sõna jõuab lõpuks ka Anett Kontaveidini, kes siis näeb seda tegelikult telekas. Me enne filmisime seal pressikonverentsi, see on juba järelmaik, kus siis Anett Kontaveit ütles põhimõtteliselt, et tavai mees, ma võtan su väljakutse vastu ja nii see lugu meil siin rullima hakkab. Nüüd meie selja taga siin Kadrioru legendaarsetel väljakutel hakkame filmimagi siis nii-öelda kohtumist Anetti ja Reketi vahel. Üks raskemaid ja video seisukohast ka kõige tähtsamaid osi oli Kontaveidi keset USA turnee ettevalmistust terveks päevaks võtetele broneerimine. Filmimine toimus ju ajal, mil Wimbledoni turniirist oli mõned nädalad möödas ja US Openi eelturniirid kohe-kohe algamas. No ega see lihtne ei olnud selles suhtes, et me oleme seda palli põrgatanud, et millal, kuidas ja mida täpselt teha. Ikkagi, ma ütlen julgelt, et siin kuskil veebruarikuust. Ja Anetiga me rääkisime esimest korda ka juba mitu kuud tagasi. Rääkisime, mida me tahame teha, et kogu selle lõpukuvand on tegelikult ju Eesti tennisel ainult positiivne, et me toome tema Eesti tennise, toome natukene veel rohkem esile, et nii ka Anett on tegelikult seda ju
nii see hooaeg kui ka eelnevate hooajade jooksul tugevasti teinud ja lisaks talle meeldib Reketi muusika, et siis kui me ütlesime, et tegemist on Reketi muusika videoga, siis tegelikult oli 1-3 ja teeme ära.